Eriti valus teema oli minu jaoks naisvalvurid. Naiste seas on vist vanglateenistuja koht üpris ahvatlev, keskmise kindla palga ja muude soodustega. Olen kursis ka võrdõiguse printsiipidega, kuid tunnetan, millise kognitiivse dissonantsi tekitab naisvalvuri poolt antud korraldus meesvangile. Eriti, kui see korraldus esitatakse üleolevas toonis. Ma usun, et psühhoanalüütikutel oleks siin oma sõna sekka öelda, aga mina räägin nii enda kui ka sadade kaasvangide elukogemusest. Kui vaadata vangla läbilaskust, siis on igal Eesti inimesel vähemalt üks tuttav, kes on olnud vanglas. Et teadaolevatel andmetel kannatab meie naistest koduvägivalla all, siis näen ma siin seost, mille põhjal võiks teha uurimustöö. Sooviksin välja tuua mõned näited jõhkarditest, kes minu arvates annavad oma käitumisega piisava panuse koduvägivalla levikule. Mõned aastad tagasi töötas meil siin üks vanem naisvalvur, proua Sirjeka, allilmas tuntud kui Jetti, kes tänaseks pensionil pikutab. Jalutasime parasjagu igapäevasel ühetunnisel jalutuskäigul vangla eesaedikus, Jeti lõukoerana valvamas, et vangid, 40 inimest, vastas aediku vangidega, ei suhtleks, ülevisetega üksteisele suitsu või teed ei saadaks, te särke seljast ei võtaks ja päikest ei varastaks, sest ka päevitamine on vanglas keelatud, ekskursante sitaga ei loobiks või neilt leiba ei nuruks. Tubakatooteid eluhoonesse smugeldamiseks pärasoolde või söögitorru ei peidaks või mõne muu vaenuliku tegevusega vangla julgeolekut ei ohustaks. Ühtäkki laseb keegi 4. korruse aknast välja hobuse. Hobune tähendab vanglasargoonis nööri, mille otsas väike pakike tubaka või toiduainetega. Pakike ulatub esimesele korrusele. Tuulekiirusel tuiskas Jeti hobust püüdma, kuid välgukiirusel jõudis pakike sihtpunkti. Kuigi Jeti sai endale saagiks nööri, nägin tema pettumust ja küsisin, et kas tal tõesti on kahju, kui sõber sõpra poepäeva puhul millegagi kostitab. Kuidas siis Jeti pritsis tatti? Muidugi on. Teie siin suitsetate ja kohvitate, aga väljas on noored emad lastega näljas. Ma ei osanud muud kosta kui, et muidugi näljas, kui mehed istuvad leivavarguse eest vangis. Aga see õelus vanainimese silmis on mul siiani meeles. Sitt Ibiterra levis, olgu mult talle kerge, kui ta juba surnud peaks olema.